Kui Iraani sõja relvarahu ripub juuksekarva otsas ja nii USA kui Iraan väidavad end olevat võitjad, siis on üks rahvas, kes on tõeliselt võitjana välja tulnud. See pole kumbki kahest riigist, kes on seotud operatsiooniga Operation Epic Fury, ega ole see ka Iisrael. Tegelik võitja on ise oma sõjas, kuid ta on oskuslikult kasutanud Iraanis toimuvat enda tugevdamiseks. Võitja on Ukraina. Ja me räägime teile kõik põhjused, miks see nii on. Ukraina on näidanud enneolematut geopoliitilist osavust kogu Operation Epic Fury vältel. Alates sellest, kui Ukraina oli esimene, kes pakkus abi USA-le, kui sai selgeks, et operatsioon kestab rohkem kui vaid paar päeva. Kuni selleni, et Ukraina on muutunud võtmetegijaks Pärsia lahe kaitses, on ta oskuslikult positsioneerinud end kõige olulisemaks partneriks paljudele riikidele, keda Venemaa ja isegi USA on varem püüdnud enda poole võita. See teeb Ukrainast suure võitja Iraanis ning suur osa sellest, mida me praegu näeme, on otseselt seotud Ukraina enda lahinguväljaga ja Venemaa nõrkusega, mis Ukrainas pidevalt avaldub. Võtame näiteks viimased paar kuud. Märtsis ja aprillis koges Venemaa Ukraina sõja kõige hallemaid 2 kuud alates 2024. aastast. Institute for the Study of Wari andmetel ei saavutanud Venemaa märtsis praktiliselt mingeid reaalseid territoriaalseid edusamme. Aprill oli veelgi hullem. ISW sõnul koges Venemaa oma esimest territoriaalset kaotust alates 2024. aasta augustist, mil Ukraina alustas julget vastupealetungi Venemaa Kurski piirkonda. See sundis lõpuks Putinit läbi kulutama üle 63 000 oma sõduri, sealhulgas 4000 Põhja-Korea sõjaväelast, et sellest üle saada. Lisaks kõigele sellele on Ukraina kagupoolne vastupealetung toonud kaasa selle, et Ukraina on tagasi vallutanud umbes 10% territooriumist, mille ta Venemaale kaotas. Aastal 2025 ja Vene kaotuste määr, mis on keskmiselt umbes 35 000 sõdurit kuus. Ja näete, et Ukrainal on palju rohkem hoogu, kui Venemaa tahaks, et te usuksite. Mis on sellel kõigel pistmist sellega, et Ukraina võidab Iraanis? Vastus on lihtne. Olulised riigid Pärsia lahe piirkonnas panevad tähele, mida Ukraina teeb, ja nad mõistavad, et Ukraina on vastus paljudele probleemidele, millega nad praegu silmitsi seisavad. Suurem osa sellest, mida me praegu Ukrainas näeme, taandub üha keerukama ja mitmekihilisema droonipõhise strateegia arendamisele, millele Venemaal pole vastust. Ukraina on asunud rünnakule kesk- ja kaugmaa löökidega, mis purustavad Vene relvastust ja hävitavad võtmetähtsusega taristut Venemaa sees. Venemaa nafta on olnud eriti sihtmärgiks, nagu nägime Ukraina rünnakutega Venemaa Läänemere ekspordisõlmede pihta, mis viisid umbes 40% Venemaa kogu nafta ekspordist rivist välja. Kuid kõige olulisem areng on toimunud kaitses, sest Ukraina on aastaid ehitanud droone, mis suudavad tõrjuda Venemaa poolt Ukraina territooriumile saadetud kaugmaarelvi. Nendest relvadest peamised on Venemaa Shahedi tüüpi droonid ja just siin tuleb mängu seos Iraaniga. Venemaal on Shahidi droonide tehnoloogia ainult seetõttu, et Iraan selle neile andis. Iraani režiim on alates 2022 aastast andnud Shahedeid otse Venemaale ning on litsentseerinud tehnoloogia, et Venemaa saaks toota omaenda Shahedi variante. Need on relvad, mille vastu Ukraina on sunnitud võitlema. Kuid mis veelgi olulisem, arvestades, et Ukraina on Iraani sõja lõplik võitja, on Shahidid ka droonid, mida Iraan on kasutanud provotseerimata rünnakute korraldamiseks teistele Pärsia lahe riikidele. Pärsia lahe riigid vajavad kedagi, kes aitaks nende kaitsevõimet tugevdada. Ukraina on see keegi. Viimaste kuude jooksul on Ukraina oma õhutõrjearsenali lisanud tõrjedroonid, mis on muutnud ta maailma juhtivaks autoriteediks Shahidide vastu võitlemisel. Märtsis teatas Ukraina, et nad suudavad umbes 90% Venemaa Iraanis toodetud droonidest kinni püüda. See oli suuresti võimalik tänu odavate tõrjedroonide arendamisele, mis võimaldab Ukrainal loobuda kallite tõrjerakettide kasutamisest odavate Shahidide vastu. See on võimekus, mida Pärsia lahe riigid soovivad arendada ja kõik teavad, et ainus viis saada lahingutest testitud versioon Ukraina üha kihilisemast õhutõrjest on minna otseallika juurde. Siin muutub asi Venemaa jaoks tõsiseks. Ukraina esilekerkimine nii oluliseks tegijaks Pärsia lahe kaitses lööb segamini kõik senised arusaamad geopoliitikast enne Iraani sõja algust. Jää meiega teada saada, miks. Kõigepealt tuleb rääkida tehingutest. Ukraina edu Venemaa Shahed-tüüpi droonide vastu on toonud talle kosilasi üle kogu Lähis-Ida, kes kõik soovivad kasutada Ukraina tehnoloogiat, et kaitsta end Iraani samatüübiliste droonide eest. See on Ukraina esimene võit ja nad on seda võitu suurepäraselt ära kasutanud. Mitte kaua pärast Operation Epic Fury algust alustas Ukraina president Volodõmõr Zelenski ringreisi Lähis-Idas. Atlantic Council nimetas seda ringreisi sõjaaegse diplomaatia meistriklassiks ja see oli täiesti täpne hinnang. See üks ringreis näitas, et Ukrainal on kasvav geopoliitiline mõjujõud.
Tõsiasi, et laheriigid üldse andsid Zelenskile aega, näitas, et Ukraina sõjaline tähtsus on tõusnud nii kõrgele, et isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel olevad riigid peavad sellele tähelepanu pöörama. Aga see ringreis ei seisnenud ainult selles, et Zelenskil õnnestus kohtuda lahepiirkonna kõige mõjukamate juhtidega. Zelenski pakkus Ukraina kaupu ja mitmed riigid, keda Iraan on rünnanud, olid enam kui valmis neid ostma. Ukraina president lahkus lahepiirkonnast 3 uue kaitselepinguga, mille kohaselt pakub Ukraina droone ja oma õhutõrjealaseid teadmisi mõnele suurele tegijale. Kõik need lepingud kehtivad 10 aastat ning need sõlmiti Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega. Ukraina ei ole raisanud aega nende lepingute täitmisega. Märtsi keskpaigaks oli Ukraina saatnud üle 200 oma sõjalise eksperdi Pärsia lahe piirkonda, et aidata uutel partneritel rajada oma õhutõrjevõrgustikke. Kuu aega hiljem avaldas Zelenski, et need eksperdid tegid rohkemat kui lihtsalt nõustasid oma uusi liitlasi. Nad osalesid aktiivselt Pärsia lahe konfliktis, kasutades tõrjedroone, et hävitada Shahide, mille Iraan oli oma naabrite pihta välja lasknud. See on surmav droonidiplomaatia vorm ja just see on põhjus, miks Ukraina on Iraani sõjas suurim võitja. Kõik see tähendab Ukraina jaoks 2 asja. Esiteks annab see märku murrangulisest muutusest selles, kuidas Ukrainat maailmas nähakse. Sissetungi esimestel aastatel nägid paljud Ukrainat kui vaprat riiki, mis vajas võimalikult palju abi läänest, et tal oleks üldse võimalus Venemaa vastu ellu jääda. Ukraina oli relvade saaja, mitte andja. Ei ole õige väita, et Ukraina enam ei ole abisaaja, sest ta võtab endiselt rõõmuga vastu igasuguse abi, mida saab. Aga riik on kaitsevaldkonnas arenenud. Nüüd on ta paljude abistavate riikide jaoks tõsiseltvõetav partner ja laheäärsete riikide puhul on ta muutunud hoopis tarnijaks. Ukraina areneb oluliseks relvaeksportijaks ning see on kõik tänu riigi võimele toota odavaid droone, mis on sama tõhusad või isegi tõhusamad kui kallid alternatiivid, mida teised riigid pakuvad. Teiseks, ja võib-olla isegi veelgi olulisemana, tähendavad need laheäärsed kokkulepped enamat kui lihtsalt mõne uue suhte loomist Ukraina jaoks. Nad tunnistavad fakti, et Ukrainast on saanud asendamatu piirkonnas, kus tal veel paar kuud tagasi polnud mingit kohalolekut. Enne Iraani sõda ei näinud Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid Ukrainas kaitsepartnerit. Miks nad oleksid pidanudki? Mõlemal riigil oli küllaldaselt sõjatehnikat ja polnud mingit põhjust arvata, et nad võiksid seista silmitsi sellise ohuga, mis muudaks koostöö Ukraina kui partneriga hädavajalikuks. Operatsioon Epic Fury ja selle esile kutsutud Shahidide kasutamine kõike ja kõiki ründava Iraani režiimi poolt muutsid seda kõike. See, mis kunagi oli Pärsia lahe riikide kaastunne Ukraina olukorra suhtes Venemaa vastu, on muutunud sünergiaks, kuna need riigid mõistavad, et nad vajavad Ukrainat. Seda ütleb Maria Zolkina, kes on konfliktide uurija. Me jõudsime pragmaatilise huvitasemele 2026 aastal, kui Ukraina näitas oma lisandväärtust ja see sobis hästi Pärsia lahe riikide sooviga mitmekesistada oma julgeolekupartnereid, ütleb Zolkina väljaandele The New Voice of Ukraine. Ta märgib, et Ukrainast on saanud uute tehnoloogiliste lahenduste laboratoorium, mida saab kasutada kõige kaasaegsemate sõjaliste ohtude tõrjumiseks. See on hea tähelepanek. Ukraina ei saa Pärsia lahe geopoliitikas nii oluliseks mängijaks ainult oma abivalmiduse tõttu. Kõik, mida Ukraina nüüd uute kaitselepingute kaudu pakub, on lahingutes testitud ja tõestatud, et see töötab. Ukraina sõjast on saanud katsepolügoon, mis on palju parem kui ükskõik milline eraldatud labor. Pragmatism valitseb kõike. Kui see ei tööta, siis seda ei ehitata ja seda ei pakuta võimalikele partneritele. Põhjus, miks me varem nii palju Ukraina lahinguvälja edust rääkisime, on see, et need edusammud on tõestuseks. See, mida Ukraina lahe piirkonnale pakub, töötab ja siin hakkamegi nägema suurt muutust, mida Putin kunagi ette ei näinud. Ukraina muutumine pakkujaks lahe piirkonnas on alles pöördepunkt. Ukraina saab selle eest palju vastu. Ta loob partnerlussuhteid ka väljaspool lahe piirkonda ning paljastab Venemaad ülemaailmselt, et saavutada geopoliitikas täielik pööre, mis seab Venemaa kaitsepositsioonile. Kõik need on põhjused, miks Ukraina on Iraani sõja suurim võitja ja see muudab kõike. Kui me juba siin oleme, siis sellepärast me teemegi The Military Show'd, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled kanalil uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmistest saadetest ilma. Nüüd on Ukrainal laheäärsetes riikides sõlmitud lepingutel kaudne mõju. Ukraina ei saada sinna droone ja eksperte lihtsalt heast südamest. See on Volodymyr Zelenski poliitiline võimumäng ja see annab juba tulemusi. Vastutasuks Ukraina droonide eest kompenseerivad laheäärsed riigid Ukrainale seda, mida tal on vaja, et jätkata võitlust Venemaa vastu. Sellised riigid nagu Saudi Araabia ja Katar on saanud Ukrainale olulisteks naftatarnijateks pärast talve, mil Venemaa tegi kõik, et Ukraina energiataristu purustada ja alistada. Politico teatel jõuavad nafta- ja diislikütuse tarned Ukrainasse.
Ukrainale Pärsia lahe lepingute kaudu lubatud toornafta saadetakse Euroopa rafineerimistehastesse, kus sellest toodetakse tooteid, mida Ukraina sõjavägi saab rindel kasutada. Euroopast rääkides näeme, et Ukraina loob droonipartnerlusi üle kogu kontinendi. 14. aprillil teatasid Ukraina ja Saksamaa uue lepingu sõlmimisest, mille kohaselt Saksamaa tarnib Ukrainale 100 Patriot õhutõrjerakette ning Ukraina annab vastu lahinguvälja andmeid, mis aitavad Saksamaal valmistuda võimaliku tulevaseks konfliktiks Venemaaga. Mõlemad riigid teatasid ka ühisettevõttest, mille eesmärk on toota kesk- ja kaugmaa droone, mis toetab otseselt Ukraina strateegiat hävitada Vene tagala, et nõrgestada Putini vägesid rindel. Samal päeval teatasid Ukraina ja Norra ühiselt kaitsepartnerluse ühisdeklaratsiooni allkirjastamisest pärast läbirääkimisi, mille kohta Zelenski ütles, et need hõlmasid põhjaliku arutelu Venemaa Shahed-tüüpi droonide üle. Ja 16. aprillil teatas Ukraina droonilepingust Hollandiga, mis sisaldab ka ühistootmise komponenti. Zelenski tegi oma Lähis-Ida ringreisi raames isegi peatuse Türgis, näidates, et ta on enam kui valmis uurima riiki, mis on juba pikka aega olnud Venemaaga teatud määral seotud, vähemalt relvastuse vallas. Sellised tehingud on olulised ja mitte ainult sellepärast, et Ukrainast on saanud tarnija. Kõik need näitavad, eriti veel 10 kestnud lahepiirkonna tehingud, et paljudel suurriikidel on nüüd otsene huvi Ukraina ellujäämise vastu. See ei ole enam lihtsalt Ukraina kaitsmine Venemaa agressiooni eest. Kõik need riigid vajavad Ukrainat, sest nad mõistavad, et Ukraina ellujäämine on ainus viis, kuidas nad suudavad end kaitsta Venemaa ja Iraani vastu. Ukraina on praegu suurepärases geopoliitilises olukorras. See riik on kogu maailma silmis tähtsam kui kunagi varem oma ajaloos. Aga siin läheb asi tõeliselt tõsiseks. Venemaa jaoks tähendab see, et Ukraina on Iraani konflikti suurim võitja täielikku muutust ülemaailmses geopoliitikas. See muutus algas juba aastatel enne Iraani sõda, kui Venemaa korduvalt näitas, et tema sõjavägi on paberist tiiger, mis ei suuda vallutada palju väiksemat riiki, mida ta oleks pidanud igati domineerima. Kuid nüüd ja peaaegu ainult Iraani sõja tõttu leiab Venemaa end oma ülemaailmset mõju kaotamas, samal ajal kui Ukraina tõuseb. Ajalehes The Telegraph kirjutab väljaande kaitse- ja välisasjade toimetaja Con Cochlan, kuidas olukord vaid paar kuud tagasi välja nägi. Enne Iraani konflikti püüdsid paljud Pärsia lahe riigid tugevdada sidemeid Pekingiga ja Moskvaga, kuna nad kahtlesid USA ja tema lääneliitlaste usaldusväärsuses oma huvide kaitsmisel kriisiolukorras, märgib Cochlan. See oli ilmselgelt suurepärane Venemaa jaoks. Kui ta suudaks asendada USA Pärsia lahe riikide tarnijana, siis Putini geopoliitiline mõjuvõim kasvaks hüppeliselt. Siis algas Operation Epic Fury ja sellega koos tuli Iraani vastus. Al Jazeera teatas, et Araabia riigid, keda Iraan sihtis oma tulistame kõigi pihta droonistrateegiaga, kaotasid selle tõttu Iraani sõja esimesel kuul kuni $194 miljardit. Venemaa jaoks oli Iraani vastus katastroofiline. Üle 4 aasta on Putin lähenenud Iraani režiimile, mis viis strateegilise partnerluslepingu sõlmimiseni 2025 aasta lõpus. Iraan on varustanud Venemaad Shahidi droonidega. Operation Epic Fury alguses liikusid kuulujutud, et Venemaa aitab Iraani, andes neile luureandmeid. Kõik see pani Pärsia lahe riigid, kes olid hakanud Venemaa poole pöörduma relvatarnijana, esitama ilmse küsimuse. Kuidas me saame Venemaad usaldada, kui ta toetab riiki, kes meid ründab? Venemaa toetus Iraanile võib olla kõige tõsisem geopoliitiline viga, mille Putin on kunagi teinud, ja ta on neid vigu teinud palju. Kõik, mida Venemaa selle toetusega saavutas, oli see, et ta mängis Ukraina kasuks. Nüüd näib Venemaa kõige ebausaldusväärsema liitlase või relvade tarnijana, keda ükski riik võiks endale soovida. Tulemused lahinguväljal näitavad seda. Isegi kui me poleks näinud Ukraina muljetavaldavat pealetungi viimastel kuudel, oleks juba see fakt, et Venemaa on kaotanud üle 1,3 miljoni sõduri ja 10 000 ühikuid just seda varustust, mida ta soovib müüa, pannud potentsiaalsed partnerid ettevaatlikuks jääma. Aga nüüd on Putini meeleheitlik soov liituda ükskõik kellega, kes teda vastu võtaks, talle valusalt kätte maksnud. Ja seda tagumikku on juba niigi Ukraina pidevad süvalöögid täisauke teinud. Putin panustas poliitiliselt valesti ja see võib tulevikus anda Ukrainale veel ühe võidu. Aga enne kui me selleni jõuame, näeme geopoliitilist pööret veel mitmel moel peale selle, et laheriigid pööravad Vene relvadele selja ja eelistavad seda, mida Ukrainal pakkuda on. Tegelikult on need riigid vaid sümptom palju laiemast probleemist, mis Venemaal on. 9. märtsi raportis avaldab ajaleht Moscow Times, et Venemaa relvaeksport on viimase 5 aasta jooksul langenud 64%. Venemaa võib seda püüda selgitada väitega, et tal on Ukraina sõja jaoks vaja võimalikult palju relvi, kuid ka see on nõrkuse märk. Venemaa rajas oma geopoliitilise mõju sellele, et suutis pakkuda relvi, mida tema partnerid said enda kaitsmiseks kasutada.
Isegi kui müügilangus on tingitud sellest, mis Ukrainas toimub, tõestab see vaid seda, et Vene relvad on ebaefektiivsed lääne ja Ukraina enda varustuse kombinatsiooni vastu, mida Ukraina kasutab. Ja et Putini haavadele veel soola raputada, kaasneb Ukraina tõusuga relvatarnijana ka see, et Euroopa Liidu liikmed müüsid kõnealuse 5 aasta jooksul 4 korda rohkem relvi kui Venemaa. Kas me näeme ühe geopoliitilise jõu tõusu, samal ajal kui teine reaalajas kokku variseb? Võib-olla pikaajaliselt, kuid vahetumas mõttes saab Ukraina Iraani olukorrast veel ühe võidu. Tehingud, mida Ukraina sõlmib nii Pärsia lahe piirkonnas kui ka Euroopas, võtavad Putinilt mõjuvõimu ära. Venemaa ei saa enam kasutada Ukraina energiasituatsiooni hoovana, eriti kui Pärsia lahe riigid aitavad Ukrainat selles vallas. Ukraina rünnakud Venemaa naftaekspordi infrastruktuurile tähendavad ka seda, et Putinil on raskusi Venemaa enda energiatootmise kasutamisega liitlaste ostmiseks. Need rünnakud aitavad kaasa ka Venemaa majanduse kokkuvarisemisele, mis on nüüd täielikult keskendunud sõjale, mida Venemaa ei võida. Kõik need läbikukkumised, nii sisemaised kui ka geopoliitilised, on Putini jaoks probleemiks rahuläbirääkimistel Ukrainaga. Putin jätkab oma vana ja väsinud narratiivi kordamist. Ukraina on kaotuse äärel ja peaks nüüd alla andma, enne kui olukord veelgi halveneb. Aga nüüd on Ukrainal rohkelt vastuseid. Kui Ukraina on nõrk, miks siis Pärsia lahe riigid toetavad oma kaitses Ukrainale? Miks teeb sama ka Euroopa? Miks põleb Venemaa nafta? Miks kaotab Venemaa lahinguväljal positsioone? Ja miks peaks keegi uskuma neid lugusid, mida Putin räägib, kui on selge, et rohkem riike kui kunagi varem on huvitatud sellest, et Ukraina võidaks? Kui tema hääletorud läbirääkimistel laua taga higistavad, avastavad nad, et need on küsimused, millele nad ei suuda vastata. Sõda Iraanis on kõik paljastanud. Venemaa kui geopoliitiline jõud on nõrgem kui kunagi varem, sest ta tõestab, et ei suuda midagi teha, et kaitsta liitlast, kuhu ta arutult investeeris, uskudes, et tegemist on tähtsa tegijaga Lähis-Idas. Sõda on paljastanud ka Ukraina geopoliitilise geniaalsuse. Iga samm, mille Ukraina on astunud alates operatsiooni Epic Fury algusest, on olnud suunatud sellele, et muuta Ukraina oluliseks partneriks Pärsia lahe riikidele ja kaugemalegi. Ukraina on sisuliselt lauale pannud Uno pöördkaardi. Venemaal pole enam midagi kaardipakis alles, mis tähendab, et ta saab vaid pealt vaadata, kuidas Ukraina saab ootamatult võitjaks sõjas, mis toimub tuhandete kilomeetrite kaugusel tema territooriumist. Kõik see muutub Venemaa jaoks veelgi hullemaks, kui Ukraina suudab saavutatud edu põhjal teha midagi, mida isegi USA pole suutnud. Avada taas Hormuzi väina. See VT on Iraanis kõige olulisem ja võib-olla on just Ukraina see, kes teeb julgeid samme, mis võivad sundida väina taasavamist. Saate teada miks, vaadates meie videot. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige Military Show kanal, et näha rohkem meie saateid, mis käsitlevad muutuvat geopoliitilist olukorda aastal 2026. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!